Jube paha on rääkida, kui transpordimüra on nii tugev, et isegi mõtelda on keeruline. Muidugi on ka teisi faktoreid, mis transpordi osas meie igapäevaelu mõjutavad. Meie hakkame rääkima sellest, kuidas tulevane Rail Balticu trass meie argipäeva muudab. Inimene mõtleb otseste tegurite peale, mis seoses Rail Balticuga tema elu mõjutama hakkavad, siis ma arvan, et müra on number 1, et kui suur teema see üldse selle trassi ehitamisel ja planeerimisel on. Rail Balticu puhul on kindlasti oluline ära märkida, et tegemist on kaasaegse taristuga, ehk siis selle müra mõjud on oluliselt väiksemad kui näiteks vana raudteetaristu puhul. Rail Balticu puhul on kõik kaasaegsed meetmed võetud nagu kasutusele ja kõik selle taristu hooldus ja kõik vastavad siis sellistele kõrgematele tasemetele. Väga häirivaid müra episoode ei ole nagu. Kõige olulisem ongi see, et kus asub inimene või siis müratundlik hoone või siis mõni müratundlik omalik. Katsume nüüd tavainimesele hästi selgeks või puust ja punaseks teha, et kui palju müra see Rail Balticu trass üldse või nagu palju müra sealt tuleb? Kas mootorsääst rohkem? Ma arvan, et mootorsaag teeb rohkem, aga näiteks kui me räägime föönist, mis teeb 70 detsibelli, et siis ta on sinna kanti umbes. Väga lihtsustatult võib öelda, et müra on ebakorrapärane kogum helisid, mis moel või teisel kõrva häirivad. Normaalne kõne jääb umbes 50 detsibelli piiresse ja see reeglina kõrva ei häiri, kui muidugi sisu ei sega. Tolmuimejad teeb umbes 70 detsibellist lärmi. Püssipauk või lapse valinutt jäävad aga 110 detsibelli juurde. Maanteliikluse foon on 65 detsibelli kanti. Aga kuidas mõõta Rail Balticu rongide müra, kui veel trassi olemaski pole? Ainuke võimalus, kuidas seda müra mõju teada saada, on siis arvutada ehk siis modelleerida seda müra. Selle jaoks kasutatakse siis suure alaga 3D kaarte nagu ja siis pannakse rongid sinna nii-öelda sõitma. Et mängid igapäevaselt müraga arvuti taga? No jah, ega seda rongi ei tohiks nagu väga kosta olla üle poole kilomeetrini või niimoodi, et selles suhtes, et see peaks nagu teiste loodushelide või mingite teiste müra sündmuste varju jääma. Tegelikult on müraga arvuti taga mängimine muidugi täppistöö, mis arvestab maapinna ja teede ja hoonete kõrgusi, inimeste elupaiku, ümberkaudseid looduslikke takistusi, koole, lasteaedu ja sadu teisi üliolulisi faktoreid. Seda ikka seetõttu, et kuhu luuakse müra, tuleb luua ka leevendusi. Nii põrkuvad müra uuringud kogu aeg müra uurijate ja projekteerijate vahel. Lahenduseks müratõkked ja vallid seal, kus neid kõige enam vaja on, ehk ikka inimasustuse keskel. Rail Balticu trassile on müratõkkeid planeeritud ligi 10 kilomeetrit. Minul Saaremaa tüdrukuna tegelikult puudub igasugune arusaam rongi mürast, aga maantee mürast saan mina ja tegelikult kõik ülejäänud Eesti inimesed ka aru, et kas rongi ja maantee müral on mingisugune vahe ka? No kindlasti on, sest et kui me oleme siin praegust maanteede ääres, siis me näeme, et tegelikult liiklusvoog päevasel ajal on suhteliselt ühtlane ja see mürafoon on ka ühtlane. Rongi puhul kindlasti need mürasündmused on sellised üksikud, võib-olla tugevamad, aga hajutuvad siis päeva peale ära ja vahepeal on ka sellist aega ilmselt, kus on täielik vaikus. No täna me teeme seda intervjuud sellisel keskpäevasel ajal siin Pärnu maantee alguses või lõpus on ja müra tegelikult on. Me seisame ühe jumalast ägeda disainiga müratõkke taha, aga lähme vaatame, mis siis juhtub, kui me siit taha läheme. No olekski nagu täitsa teises kohas, tegelikult väga kummaline, et ikka hullult võtab heli kinni. Ainult kellegi koer on niisugune tavaline müraallikas simbolseina. Ja, eks ta nii on ja selles suhtes ka müratõkke eesmärk ongi müra leevendada, et inimestel müratõkke seina taga tekiks elamisväärne ja keskkonnanõuetele vastav elukeskkond. No põhimõte on see, et müratõkke tuleks panna tegelikult kõige võimalikult lähedale siis müraallikale või siis teine variant nii-öelda sellele vastuvõtjale. Kui palju täna Eesti maanteede ääres müratõkkeid on? No müratõkkeid me oleme rajanud ju tegelikult juba päris pikka aega 2005. aastast alates moodsaid müratõkkeid ja tänaseks hetkeks on neid üle 25 kilomeetri. Maanteeamet leevendab müra suuremate teeprojektide raames ja meil on ka müra vähendamise tegevuskava, mille alusel siis me leevendame müra olukorda ja muudame inimeste elu natukene vaiksemaks.
Just nagu maanteedegi puhul on inimesed uue rongitrassi tuleku tõttu mures potentsiaalse vibratsiooni ja valgusreostuse pärast. Vibratsiooni vähendab juba see, et kaasaegsed rongid on oluliselt parema vedrustusega ning rööpadki sujuvamad. Valgusreostuse leevendamiseks võetakse kasutusele põnevad valgustõkked, mida ka maanteede ääres näha on. Põhiliseks probleemiks on mõlema taristu juures siiski see, kui suure ringiga hakkab inimene tööle, kooli ja koju saama. Kogu trassi pikkus on meil natuke üle 200 kilomeetri Eestis ja meil on lisaks ökoduktidele siis on eritasandilisi ristumisi circa 90. Seal on maanteeveduktid, kohalike teede veduktid, RMK veduktid ja siis altpääsud ja ülepääsud ka tegelikult. Hea näide on tegelikult Haabersti ristis olev tunnel, kus tegelikult see tunnel ei ole selline pime ja kõle, nagu me oleme harjunud, siis ka Rail Balticul me püüame teha selliseid tunneleid, kus on just inimesele ka mugavad, et aga pimedal ajal kutsuksid läbi minema. Need altpääsud ja ülepääsud saavad kutsuvad olla ikkagi ainult siis, kui nad valmis saavad, aga enne seda on ikkagi meil, 3–5 aastane ehitusperiood. Kuidas nüüd inimeste elu muutub selle ehitusperioodi ajal? Peamised murekohad on alati see, et kui ehitatakse juurdepääsuteid, siis ehitajad sõidavad raskete masinatega, sõidavad buldooseritega ja nii edasi. On müra, on vibratsioon kõik ja teid on kinni. Just, et me juba täna tegelikult suhtleme kohalike omavalitsustega, kaardistame ära nende tingimusi, alates sellest, et mis ajal sõidavad kuskil vallas koolibussid, kuidas inimesed liiguvad enamasti pendelränne, et need samad tingimused me plaanime anda ette ka ehitajatele, kes siis arvestaksid, et mis ajaks peab olema tee korras, mis ajaks peab olema bussil läbisõit tagatud ja oleme täna ka kaardistamas kogu Eesti raudteetrassile jäävaid teid. Proovime enda hanked selliselt üles ehitada, et kohalikud teed jääks alles ja muidugi tuleb lepingutesse sisse klausel, et kõik teed tuleb ehituse lõppedes korda teha. Ja kui lõhute ära, teete korda ka? Absoluutselt.